vaikselt tutvustan meie teine esinejad, keda te võib-olla juba kuulasite. Rainer Saarnet, kes on meie Eestis väga tuntuv teatri- ja filmilavastaja ja tema filmid on Idioot, November, Vainavahengu päevaraamat ja Nähtamatu võitlus. Te kindlasti teate ja me tahame kuulata praegu Raineri ütleme jutt ja kelleks saada. Ja paljon Rainer. Tervist. Iriinal on selles mõttes õigus, et kui ta ütleb, et kuulame Raineri jutt, sellepärast, et ma mingit ettekannet ei teinud, sest Iriina ise ütles, et ei pea ette valmistama midagi, et tule räägi, kuidas siis sina oma elukutse leidsid. Ja põhimõtteliselt ma seda kõike nagu mäletan ja nii, et ma väga vabas vormis proovime rääkida, et kui teil on midagi, kui ma nii pikalt vastu ei pea pool tundi, siis võib juba neid küsimusi hakata juba varem küsima. Aga nii nagu siin on öeldud jah, et see küsimus, kelleks saada või see oli mul pealkiri, võiks tekkida või tekibki tegelikult ju üsna vara, lapsepõlves isegi. Mina mäletan, et mul oli vanaema, keda ma hüüdsin vankaks ja ma olin väike poiss enne kooli, nii 3-aastane või niimoodi. Siis ma istusin tema voodi ees, tema eegeldas kardinaid või laudlinu ja siis tema ikka rääkis, ütles, et Raani, ta Rainer ei suutnud välja hääldada, et mina olin Raani, et Raani õpi üks ammet selgeks, et siis on sul iga riigi korra ajal töö. Sest tema oli pärit nooruspõlvest juba tsaari ajast, ta elas väga vanaks, ta oli tüdrukuna juba tsaari ajal ja eelmise vabariigi ajal ja nõukogude ajal elas sinna uude aega. Ta ei jõudnudki elada, siis tema ütles, et siis tema teadis, et võt, kui tulevad uued nii-öelda valitsused, siis see, mis maksab, on mingid oskused, et ikka amet peab selge olema, et siis on sul tööd. Ja kuigi ta ise ta oli kogu aeg kodune olnud, et ta mingit ametit tal endal ei olnud, ta kasvatas mitu põlvkonda lapsi üles, enda lapsed ja siis lapselapsed ja siis lapselapselapsed, nagu mina õega. Ta eegeldas küll neid kardinaid, aga ei olnud meil ega kellelgi nii palju aknaid, kuhu need ette panna või laudu, kuhu need panna, et need lihtsalt kogunesid kohvritesse ja need olid sellised lapergused ka natukene, et need ei saanud nagu müüa ka õieti. Aga et see oligi siis tema kutsumus või tema töö, ta oli väga rahulik inimene, ta oli rahul sellega, mis ta tegi ja kasvatada lapsi, eegeldada neid pitsi põhimõtteliselt, mitte kellelegi vajalikku, et tal vahet ei olnud, kas ta sai mingisuguse kardina valmis, pani selle jälle kohvrisse ja ütles, et Raani too mulle number 10 niiti ja see alustas uut. Ja tal ei olnud neid kuskile panna, et Fernando Pesso on rääkinud sellest pitsi kudumisest, täiesti ebavajalikust asjast. Aga mingis mõttes oligi see laste kasvatamine tema kutsumus või tema töö, sest täna hommikul, kui ma käisin veel hommikul liturgial, siis mul jäi kõrvu, ma igalt poolt katsusin kuulda mingisuguseid lausejuppe, et mis annaks mulle ideed või mis ma siin täna räägin, siis mul jäi seal kõrvu nagu armastuse vägitöö. Nii et see armastus on ka töö
et see võib olla päris vägitöö. Nii et tema tegi siis armastuse vägitööd seal voodiserval pitsi kududes, aga mina pidin selle ameti selgeks õppima, aga sa tahtsid veel öelda, et see kõik hakkab lapsepõlves pihta just sealt, kus meil ei ole tegelikult vaja mitte mingit tööd teha, et see on kõige parem, kui me isa-ema teevad kõik meie eest ära, annavad meile süüa, hoolitsevad meie eest, panevad riidesse ja võt siis laps nagu uitab oma istingutes siia-tänna, mängib kord seda mängu, mängib kord toda mängu täiesti kohustuse vabalt ja noh, alati kui küsitakse, et mis see siis see kõige õnnelikum periood elus oli, siis enamik ikka ütleb, et lapsepõlv. Võt see oligi see kõige parem. Mul on ka poeg küsib, et tal mis on kõige parem aeg elus, mõtlen, et võt see, mis sul nüüd just läbi sai. Nii et teil ka parim on möödas juba ammu nagu, et nüüd ongi ainult töö. Edasi tulebki amet selgeks saada, aga see on oluline asi selles mõttes, et sellest juba hakata nagu kooli ajal mõtlema, et kool on selles mõttes ka huvitav, et siin on seda mõjutavad vanemad, vanavanemad, loomulikult sotsiaalne keskkond, mina olin pärit Rakverest suhteliselt, nõukogude ajal oli kõik ju keskklass, vahet ei olnud, või mis keskklass, kõik olid vaesed või siis ütleme, et kõik olid vaesed sellest klassist ja koolid olid ka kõik enam-vähem ühesugused, ühesuguste sotsiaalse taustaga inimesed siiski. Aga koolis on palju igasuguseid õppeaineid, eks ole, matemaatika, kirjandus, laulmine, kunstiõpetus ja midagi see ju meeldib rohkem ja midagi meeldib vähem. Et selle peale tasuks nagu tähelepanu pöörata, et mis siis rohkem meeldib ja mine tea, et äkki sellest, mis meeldib, saabki minu elu või elukutse. Sellepärast, et öeldakse ka, et kui sinu töö on sinu hobi, siis sa ei peagi tööd tegema, see on nii kerge, et see ei ole töö tegemine, see on üks õnn, kui sa teed seda, mis meeldib ja see, mis meeldib, on, ma tean, et ühte inimest, kelle vanaisa näiteks tegi õlivärvidega neid poesilte maalis nagu ja siis tal oli kogu aeg, kodus oli niisugune õlivärvi ja tärpentiini lõhn ja siis tema tütar käis seda vaatamas ja talle just hakkas see lõhn meeldima, see värvi ja tärpentiini lõhn. Ja tas sai ka kunstnik ja nagu tema kirjeldab just selle lõhna kaudu, et mitte see kunst ise, vaid just mulle meeldib selle tärpentiini lõhna sees olla. Ja näiteks samasugune asi on nagu teatriga ju, öeldakse, et kõige ilusam asi on tühi lava, kui seal ei ole ühtegi etendust, ei ole mitte kedagi ja selles on mingi oma võlu või vägi, et inimesed, kes saavad selle nakatuse või nad ei pea olema näitlejad või mis iganes, aga just see juba teater ise oma lõhnadega, oma värvidega, oma valgustega, oma majaga, ruumiga hakkab niivõrd mõjuma ja mõjutama. Ja ka ega need kutsumused või ei pea olema mingid mis erilised kunstnik või midagi, et kõik tahavad näitlejaks saada, kõik tüdrukud tahavad, mina tahtsin ka näitlejaks saada. Et need on sellised, kui kosmonaudid, ma ei tea enam vist kosmonaut, ma ei tea, kas käibki keegi enam kosmoses, seal seda vist enam ei taheta, aga põhimõtteliselt need on ikkagi utoopilised soovid alguses väiksemad. Aga midagi ju hakkab meeldima, et sellest tasub kinni võtta, et mis meeldima hakkab või tasub selle üle mõelda, mis meeldib, sellepärast, et ikkagi elu on pikk ja tasub seda niimoodi ette valmistada, et see oleks meeldiv, sellepärast, et ma tean ka inimesi, kes ütleb, mul ükskõik kelleks ma saan, pärast on väga raske. Et elulained nii-öelda kõigutavad siia-sinna, oled nagu hulbid tuules, sul ei ole nagu endal mingit soovi ega tahet olnud, sa ei ole selle peale mõelnudki ja pärast on väga, ei ole see elu õnnelik siis, et tegelikult õnnelik elu on see, kui inimene teab, mis ta tahab ja tegelikult selle jaoks võiks võtta eraldi aega või tähelepanu mõelda, et mida ma siis tahan. Et see pärast maksab hästi kätte heas mõttes nagu et ikkagi
kogu asi on selles, et meil oleks ikkagi tuju hea ja oleks rõõmus olla. Aga ja see on, kui meie ei vali, siis valitakse meie eest, nii et alati võiks olla nii, et see näpp on mul endal nii-öelda selle elu tuiksoone peal, et mina kontrollin seda, mina teen oma otsused nii palju, kui neid on võimalik ise endal teha, et kõik ei ole võimalik, nagu me siin kuulsime juba, et ei ole kõik võimalik ise otsustada ja tahta ja teha, aga midagi on, sellest tuleks kinni hoida. Ja see kool on minu arust see õige koht, et sellega alustada nagu, et kas või see, et kas mulle meeldib bensiinilõhn ja ma lähen garaaži, mul on naaberde auto parandaja, ta on nagu rõõmurull, kui ta on selles talv läbi selles külmas garaažis selle bensiini käes ja talle meeldivad need mootorid ja kõik see asi, et sellest võib ka kas või kohvi või terpendiini või bensiinilõhnast võib alata kutsumus. Aga minul kutsuti kooliõed kutsusid, et tule näiteringi 5. klassis. Mina ei teadnud, mis asi see näitering üldse tähendabki. Lihtsalt tüdrukud kutsusid, läksin ja ma arvan, et kuskilt sealt võib-olla hakkas see asi nagu pihta, et siis me hakkasime näidendid mängima ja kuigi poissi on alati vähem kui tüdrukuid näiteringides, siis poistele satuvad ikkagi suuremad osad ja ka näidendid on tihtipeale sellised niimoodi kirjutatud, et kuidagi meeste või poiste osi on rohkem ühes näidendis. Miskipärast eriti klassikalistega on ka naisi tegelikult, aga need on sellised traagilised lood, et sellised komöödiad on siiski mingi meeste pärast, aga see ei ole üldse selle ettekande teema, nii et poisid saavad rohkem mängida näiteringis ja mehed saavad teatris rohkem mängida. Mina sain siis suuri osi ja mõtlesin, et ma olen nüüd nagu täitsa juba suur näitleja, kuigi ma juba ise tundsin juba enam-vähem keskkooli ajal, et mulle ei meeldi tegelikult laval olla, ma ei tunne ennast seal hästi, ma olen seal ebamugav ja ma tundsin, et see, kuidas mina mängin, mina ei meeldiks endale, kui ma oleks saalis, vaataks ennast, mulle see ei meeldiks. Et ma nagu alateadlikult tundsin, et see ei ole ikkagi. Ma mängisin ka Rakvere teatris, päris selles teatris üks lapse osi ja ma nägin ka näitlejate elu ja ma nägin, kui raske see tegelikult on, et see oli, Rakvere teater oli selline väljasõiduteater ja on siiamaani, et väga palju käidi maakohtades mängimas, mis tähendas seda, et tuldi talveõhtul buss, oli miskipärast külm, praegu on soojad bussidega, see oli külm buss, oli kõht tühi, keegi pärast etendus süüa ei andnud, jõudsid hilja õhtul koju, pidid hommikul jälle minema, mina pidin kooli minema, aga siis proovi. Ühesõnaga ma nägin, et mulle see tegelikult vist ei meeldi see asi. Aga ikkagi muud mõtet ei olnud, et ikkagi vaja minna teatrisse või vaja näitlejaks minna. Õnneks, kui ma kooli lõpetasin, ei olnud laakasse sisseastumiseksamid, läksin Vene sõjaväkke. Ja see oli üks eelviimane aastakäik, mida üldse vastu võeti, siis lagunes Nõukogude Liit ära. Aga ma teadsin, mulle seal räägiti, et ma olen pool läbi kuskil seal. Öeldi, et kunstnikul on kerge sõjaväes. Ja siis ma enne seda õppisin venekeelse kalligraafia või selle kirja ära. Ja siis ma sain endale selle tõendi kunstnik, hudoožnik, kuigi ma ei olnud mingi kunstnik. Nii et see oli mu esimene elukutse, ma olin kunstnik, joonistasin neid tähti ja kui ma tagasi tulin, siis ma läksin joonisfilmi animaatoriks. See on see, kes joonistab, põhimõtteliselt nagu joonisfilmi näitleja, ühe näoilme, teise näoilme või ühe poosi ja siis faseerija teeb sinna faasid vahele. Sest mulle meeldis niimoodi kiiruga joonistada, et see pidigi joonistama nii, et ta ei lõpeta seda pilti ära, see animaator, vaid lihtsalt teeb liikumise, teeb ilme. Mul olid kõik vihikud olid alati need ilmeid ja lõustu täis ja see mulle väga meeldis. Ja siis ma läksin sealt režissööride kursustele, animaatori kursustele, sain natukene teada, mis asi on storyboard, piltidega lahti joonistatud film, sain natukene monteerida, küll joonisfilme.
ja siis oli ajalehes kuulutus, et Arvo Iho teeb filmikooli Tallinnasse. Varem käidi Venemaal õppimas. Ja see oli esimene siis Eesti filmikool ja sinna oli tohutu tung. Ja ma ütlesin, et ma niikuinii ei saa sinna, aga kui ma saan, et siis on kõik nii-öelda, mis üldse tahta, on kätte saadud ja põhimõtteliselt ma saingi sinna sisse. Ja mõtlesin, et nüüd on kõik, nüüd ma olen filmirežissöör nagu, et ja see oli 90ndate alguses, kooli rahastas Soros, tollel ajal 90ndatel Soros üldse rahastas palju Ida-Euroopa ülikoole ja meil õppetöö kestis niisuguse suure hurraaga, hakkas pihta, käisid lektorid igalt poolt mujalt, välismaalt ja 2 aastat kestis see, siis lagunes nagu kool ära ja meie juhendaja Arvo Iho läks üldse oma filmi tegema. Järsku oli nii, et me olime seal koolis, jube hea ja uhke tunne oli, aga see kool ei kestnudki enam, 2 aastat kuskil kestis. Ja edasi oli tükk tühja maad, et siis mõtlesime, et mis me siis teeme või kes me oleme, kuna ta kuulus sinna Tallinna Ülikoolis, ta oli veel ikkagi pedagoogikaülikool, sinna alla siis toimusid mingid üldloengud ikkagi, üldloengud, aga sellist nagu erialalist asja enam üldse ei olnud. Ja täitsa kõhe hakkas juba, täitsa imelik hakkas, siis me hakkasime nagu kaine pilguga vaatama, et mis toimub ümberringi. Tallinn film oli ära lagunenud, ei olnud mingit kultuurkapitali, ei olnud mingit filmiinstituuti, riiklikku rahastust ei olnud, rahvusvahelisi projekte ammugi mitte veel. Nii et põhimõtteliselt oli see sama tunne, et kõik nagu unistuses on kätte saadud ja tegelikult reaalsuses ei ole neid olemas. Suured filmirežissöörid nagu Peeter Simm, kes seal veel olid, Keedus, ootasid oma filmi aastaid ja me olime kari noori poisse, kellel polnud lootustki filmi juurde pääseda. Ja see tunne, see masendus süvenes, me tegime 8 aastat, kui ma sain siis diplomi, seal oli ka paberi peal, nii nagu mul oli sõjaväes, oli hudožnik, nüüd mul oli režissöör paberi peale kirjutatud, aga filme teha ei saanud ja ei saanud teha enamik, seal tehti, 1 aasta ei tehtud ühtegi filmi, siis tehti 1 film, siis tehti 2 filmi, palju olid erakapitalil ja ikka meid kõiki haaras suur masendus ja enamikus muidugi vajad ju millegi eest elada ja see on see aeg, kas hakkavad lapsed sündima ja enamik lõi käega üldse, läkski muu töö peale. Ja mina läksin reklaamibüroosse. Tollel ajal oli see, mina nimetan tolle aja kultuurkapitaliks reklaamibürood, et seal oli palju kunstnikke, kirjanikke, näitlejaid, sest tollel ajal oli see see nii-öelda kultuuri ja kunsti rahastamine 90ndate keskel nagu väga ja väga nõrk. Teatripalgaga ei olnud, isegi kui sa olid palgal, näitleja ei olnud võimalik ära elada. Ja ma olin seal 6 aastat, olin copywriter. Mõtlesin välja reklaame umbes nii, et aspiriinitabletid, siis ma olin juba ükskord kirjutanud, et leevendab valu. Siis mõtlesin, mis ma nüüd kirjutan, leevendab, mis sõna seal veel on. Põhimõtteliselt mina mõtlesin need lauseid välja, mille eest sai raha. Aga seal oli niimoodi, et hommikul tuli pank, tahtis reklaami, räägiti pangareklaame, pangamaailma. Pärast neid tulid õllemüüjad, rääkisid oma probleeme teisel pool lauda. Siis tulid telefonimüüjad, rääkisid oma probleeme, siis tulid automüüjad niimoodi. Sa tegid kõigile reklaame põhimõtteliselt, said mingisuguse pildi sellisest, ma ütlen nüüd ühiskonnast, aga ikkagi sellisest uuest tekkivast ühiskonnast, nii-öelda turumajandusliku erakapitalil põhinevast ühiskonnast. See oli poole jõhkram loomulikult, kui ta siin oli, kui ta praegu on. Aga mitte väga palju vähem jõhkram kahjuks, aga siis oli ta rohkem avatud. Ja ma mäletan, et seal oli näiteks lavastaja, näitleja Hendrik Toompere, kes ütles, et ta oli ka seal töötas, et tänu sellele, et ta sai mingisuguse pildi, mis toimub nagu elus, päris elus, mismoodi inimesed elavad ja milliste asjadega nad tegelevad, kus on tõesti iga hommikust õhtuni sul on nagu
kõik valdkonnad nagu analüüsitakse sulle lahti. Kõige see, loomulikult see oli väga ebameeldiv mulle, kes ma tahtsin, vaatasin Buñueli ja Fassbinderit ja unistasin sellest Jean Cocteau'st ja siis ma pean mingi õlle ja mingisugust telefonimeestega nagu seal asju ajama ja välja mõtlema, et leevendab valu või veel üks lonks või midagi sellist, et see oli kõik, ikka vastik pehmelt öeldes, täiesti vastik oli. Ja see kestis see elu. Ma jätsin ikkagi, kuna ma ei lasknud lahti, ma hoidsin hambad ristis, et minust ikkagi peab saama ikkagi film, mul on ikka paberi peal kirjas, et ma pean tegema, siis läks tegelikult aega rohkem, kui ma arvasin ikkagi 10 aastat. Läks aega, kui ma sain hakata tegema filme. Aga need olid ka filmid, olid ka sellised stsenaariumid, mis mulle anti, mis ei olnud minu enda välja mõeldud. Mul oli palju niimoodi, et ma olin ise kirjutanud ja lükati tagasi ja niimoodi ja ma olin nagu täitsa harjunud, et lükatakse jälle tagasi ja ei oli nii tavaline, et isegi ei morjendanud see. Ja siis ma järsku sain võimaluse. Anti stsenaariumi niimoodi, et ma lugesin esimest mingi, ma ei tea, 4 korda läbi, ma ei saanud üldse aru, mis seal toimub nagu. Et ma sain üldse arugi, mis asi seal käib. Ja see oli mulle ka kuidagi mitte vastumeelne, aga ei olnud sellist, ma nüüd sain teha, et mulle ei meeldinud see lugu üldse. Ma küsisin, kas ma tohin seda ringi teha, tohin, natuke tohid, aga seda põhiasja ei tohi. See, mis mulle ei meeldinud, seda ei tohtinud ringi teha. Niimoodi ma tegin ja ikkagi tahad teha, tahtmine on. Siis järgmine film oli täpselt samasugune, pakuti mulle lugu, tahtsin ringi teha, jälle ei tohtinud nagu kõike teha ringi. Ja siis ma mäletan, et oli need filmivõtted olid nii, et ma läksin vahepeal rõdule, mõtlesin, mis asja ma siin teen, miks ma seda teen. Ja siis läksin tagasi ja hakkasin ikkagi lavastama uuesti. Et jällegi, sa said selle võimaluse kätte, aga sa ei pakkunud mitte midagi. See pigem vastik oli, nii nagu oli reklaame oli teha vastik, oli ka neid esimesi filme teha vastik, sest need ei meeldinud mulle. Ja kogu aeg käis ka see enese kaevamine, miks see nii on. Võt siin tekibki see teine küsimus, et see nii-öelda elukutse või ameti küsimus ikkagi lõpuks jõuab sinnani, et mis sa siis inimesena oled või. Mina tundsin, et inimesena mulle ei paku need lood mitte midagi. Inimesena ei ole mulle need huvitavad ja mina inimesena ei suuda neid lugusid huvitavaks teha. Mul ei ole mitte midagi anda sellele stsenaariumile, mind käivitavad mingid teised asjad. Ma mäletan, kui me läksime filmikooli, siis sisseastumise eksam oli siis, üks eksam oli siuke, Tarvo Iho küsis, et oled kinos, istud saalis, saal läheb pimedaks, ekraan läheb valgeks, mis filmi me näeme? Hakka pihta kohe, hakka rääkima. Ja siis mul oligi, et loss, pime loss, öö, kuu, kuskil on mingi öökull uikab, lähen mööda seda lossi silda kõigepealt, kuu peegeldab mingi seal järve peal, lähen sisse, teen uksed lahti, on peeglid igal pool, Iho ütles poole pealt, selge, kooti see õudus, aitab küll. Et põhimõtteliselt sinna ma kaldun, aga ma pidin tegema mingi hoopis teistsugused asju. Et ma isegi ei teadnud, kuhu ma kaldun, aga niimoodi ta nagu peilis välja, eks ole. Ja sealt tekkis nagu see küsimus siis tõesti, et ma ei ole ainus, kes on samasuguse kogemusega, tohutult tahaks teha filmi asju ja siis on see võimalus ja see on tohutult ebameeldiv. Ja mingit rõõmu ega mingit õnne ei ole. Ja mõtlesin, et saaks ma teha mingisugust ja ma hakkasin teadvustama, et ma olen teistsugune, kui nad eeldasid. Mulle tuldi ka, et kas sa tahad rulatajatest filmi teha? Ma ütlesin, ei taha, ma ei ole kunagi rulatanud. Ma olen 2 korda rulatanud ja kukkunud oma näo või need käenahad niimoodi katki, et ma ei taha mingist rulatajatest filmi teha. Sa oled ju filmitegija, miks sa ei taha? No ma olen filmitegija küll, aga ma ei ole see rulafilmitegija. Ma olen nagu ühe teise filmitegija. Need probleemid olid esmakordselt, millega ma kokku puutusin. Et ma ei taha kõiki filme teha. Ei taha neid rulafilme teha.
ja tegelikult siit tulebki, mis on juba esimestest jutlustest juba või juttudest, ettekannetest kõlama jäänud, et kõik inimesed on erinevad. See on päris suur point, mille ma sain täiesti päris valuliku kogemusega teada. Ongi, et see, mida me vaatame ühte asja, aga me näeme erinevaid asju. Tähtis ei ole see vaatamine, tähtis on nägemine, mida keegi näeb. Ja see on väga erinev. See oli külm dušš. See oli nagu, ja see, et kui sina teed nagu mingi asja südamest, siis teine nagu kehitab õlgu, eks ole. Ja mõtlesin, et on vaja leida või vaja teha ikkagi see oma film. Ja sinna läks veel oma, ma ei tea, ka veel 10 aastat ei läinud, aga sama palju, mingi 15. Ikka põhimõtteliselt ma suurema osa ajast, ma olen kogu aeg niimoodi närvitsenud, et mida ma teen ja ma ei taha kunagi oma noorust tagasi juba sellepärast, et mul oli kogu aeg selline ebameeldiv tunne, et on vales kohas ja valede asjadega. Siis, kui sa hakkad enda filme tegema, siis teed oma filmid, siis tekivad uued probleemid, siis need meeldi kellelegi. See, mis sa tegid. Et need ei meeldi mitte kellelegi. Või meeldib, aga mitte nii, nagu sa ise arvasid. Ja siis tuleb see kriitika. See on see, mida kõik on rääkinud. Miks ei räägita meile koolis, kuidas kriitikat vastu võtta? Kuidas kriitikat taluda? See on nagu täitsa hulluks lähed peast kriitika peale. Ja kui õrnad on inimesed, eriti kui nad panevad oma nii-öelda hingemängu, siis see on ikka sama, kui keegi ütleb su lapse kohta midagi halba. See on nagu nii, et läheks kallale. Ja on mindudki natuke, need esikapeod on ju sellised, natuke alkoholi tuleb, siis minnaksegi, mis seal üksteisele öeldakse, see on päris kole. Ja siis tuli nagu see teema, et kuskilt maalt küsimus ei olegi, et ja samas ikkagi olid inimesed, kellele need läksid korda. Et tekkis selline, sa ikkagi rahustad ennast maha, et ei ole ju mingeid objektiivseid kriteeriumeid, mille järgi hinnata nagu spordis, et kes on parem, kes on viletsam. See on nagu, see ei ole ainult mitte rahustamine, vaid põhimõtteliselt see nii ongi. Ei ole neid objektiivseid kriteeriume olemas. Et kui me tahame olla need, kes me oleme, tahame olla autentsed, siis me peame ikkagi vaatama, mis meie hinge puudutab. Ja kui miski meie hinge puudutab, siis puudutab ka see ka kellegi teise hinge. Võib-olla mitte kõigi, aga ikkagi kellegi hinge, et me ei saa kedagi veenda, kellelegi midagi ära seletada või isegi oma nägemust edasi anda. Et kui me saame ainult ennast sees puudutada sellega, mis me tegeleme ja ainult selle kaudu me võime puudutada kedagi teist, sest meie ei puuduta mitte kedagi teist, vaid see teema või see asi, mida me teeme, see puudutab kedagi teist seest. Ja see on niisugune imeline asi, et kui me alguses saime kuskilt negatiivse sellise kogemuse kaudu teada, et me oleme kõik nii erinevad, siis kuskilt maalt see on ju väga suur, ka väga ilus ja suur õnn, et me oleme erinevad. Et kui sa vaatad inimesi siin, mitte ükski inimene ei sarnane teise inimesega, ei välimuselt ega oma sisemiselt struktuurilt ega ülesehituselt. Midagi sügaval sisimas, mingi igatsused on, aga põhimõtteliselt ei ole me ühte moodi ja see tegelikult on tohutult ilus ja see on tohutult palju võimalusi pakkuv. Et me näeme, et teine inimene erineb minust igas asjas. Ta on võib-olla, kes arvab, enamik arvab, et teine on rumalam kui mina, mõni on targem, aga ilusam, koledam,
mis iganes, no need kriteeriume nii palju, mis on erinevad. Ja siis, kui me oleme kellessegi armunud, siis me hakkame just imetlema seda erisust. Ta on sihuke, tal on sihukesed juuksed, ta hoopis teistmoodi naerab kui mina, ta hoopis teisi asju. Ja see muutub nagu nii ilusaks. Läbi. Mu jutt sai läbi. Et sinna me tahtsingi ju tegelikult jõuda, mul mitu lõppu oli välja mõeldud, aga see on väga ilus lõpp. Et meie kutsumus on armastada. Kas olete kunagi mõelnud tulla tagasi joonistusfilmi juurde tagasi või animeeritud filmini tagasi ja režissööri või rolli võtta ühes animeeritud filmi projektis? Väga tõsiselt ei ole. On mingid uitmõtteid olnud. Näiteks kui ma hakkasin novembrit tegema, ehk siis Kivirahu rehepappis mulle mitu korda öeldi, et mis asja sa jamad, et see on ju joonisfilm, et seda on lihtsam joonisfilmina teha. Ei ole, sellepärast kui ma töötasin seal, joonisfilmis olin animaator ja olin ka režissöör, ma tegelikult igatsesin seda näitlejat, seda inimlikku kontakti näitlejaga, arutada temaga asju. Et kuna ma olin ise lapsepõlves arvasin, et ma olen jube suur näitleja, siis see tegelikult nii film kui teater on ju põhineb näitlemisel. Ja ma hakkasin nagu näitlejaid väga imetlema, väga armastama, kui raske see töö on ja samas kui imelik see töö on. See kõik on nii liigutav, mis on näitleja töö. Ja ma südames igatsesin näitlejat. Et ei olnud jah, sellist tõsist tunnet ei ole olnud animatsiooni teha. Aitäh ettekande eest, et sooviks küsida, kas filmikunstil on praegu kuidagi teistsugune missioon või mõte, sest praegu on ju põhimõtteliselt igaüks saab teha filmi oma telefoniga ja võib-olla mingid oskused või teadmised veel juurde ja ei olegi vaja hästi palju seda tehnikat ja muud olulist, mis filmi tegemiseks vaja, et mis teie mõtted on? No, selle kohta on ammu Peeter Simm öelnud, et paberit ja pliiatsit müüakse kogu aeg poest, aga väga suuri romaane või suurt kunsti nagu, see on ainult hea, et on tehnika käes. Ja tegelikult nüüd on ju AI, et ma olen näinud ühel filmifestivalil filmi, mis on otsast lõpuni AI teinud, stsenaariumi teinud. Ta oli küll ka animatsioon, jah, aga suhteliselt juba tõetruu 3D animatsioon. Ja lugu oli ka väga peen, kohtuvad Fernando Pessoa ja Lovecraft, oli üks Ameerika ulmekirjanik, nende kohtumine. Aga see film oli talumatult igav, teda oli raske vaadata, kus kõik eeldused olid nii huvitavad ja nii põnevad. Ma olen ise proovinud AI-ga stsenaariumit kirjutada, mitte terve stsenaariumit, tema ütleb, et ta on kõik, ta teeb kohe väga hea, Rainer, et sa seda tahad, ma hakkan kohe tegema, sa ei saa sealt mitte midagi.
ma olen proovinud stseene teha, kirjeldan, et ma tahan seda. Väga põnev, väga hea, kohe teen. Siis tuleb vastu mingi täis nagu jampslikkus ja siis lõpus on siuke pikk kiri, miks see väga hea on. See töötab, sest ma arvan, et see on seal, see on see. Siis mõtlen, et ei tööta, kuule, kas sa saad nagu seda teha. Väga hea, et sa mulle selle tähelepanu sinna suunasid, loomulikult saan teha. Ja siis ta teeb ja on veel hullem see asi nagu, et põhimõtteliselt need vahendid on okeid. See, mida sa saad, sa saad oma võib-olla mõtted selgemaks mõelda. Aga me peame selgeks tegema, et see on keelemudel. Tema töötab keele peal, tema korjab sõnu internetist, tema ei ole isegi, tal ei ole seda südant, ei ole tal niikuinii ja tal ei ole isegi loogikat. Tal ei ole loogikat. Ja tihtipeale, kui me hakkame vaatama, et okei, ta ilmselt areneb ja võib-olla tal hakkavad ka mingisugused loogilised asjad tekkima või ma ei tea, mis puhul ta on ikkagi keelemudel. Ja selle sõnaga on niimoodi, et eriti kinos või teatris, et sa räägid palju asju, aga see, millest sa räägid, on sõnastamatu. Tähendab, inimesed ei võta sõnu üks-üheselt, nii nagu see masin võtab. Sõnadel on erinevad tähendused, erinevad värvingud, sõnu hingestatakse, sõna ei ole ainult üks mingisugune tähtedest koosnev üksus, sõnal on põhjus, miks ta öeldi, kuidas ta öeldi. See on see, mida seal ei ole ja mida sealt ei maksa otsidagi. Ma ei ütle, et AI-d ärge puutuge, aga teadke, et teie ees on mingid, meil ei ole mõtet sõimatagi. Imbetsill, ta on ju loll ju. Ta ei ole inimene, ta ei ole keegi, ta on nagu keelemudel. Et teadvustage seda endale, kui sellega tegelete, ükskõik mis alal, et teda ei ole ka mõtet maa tasad või maa alla trampida, eks ole. See võib olla oma sellise järjekindla mingisuguse pöördumisega tema suunas, mõtled ise mingeid asju välja, tegelikult sul peab olema 80% kindlasti sisendid sinult endalt. Kui sa midagigi tahad, ma ütlen, et ta midagi paku, loomulikult ta ju suure infomahu on võimeline läbi töötama, aga see sõna, millega tema tegeleb ja see sõna, ma ei hakka rääkima loogos või nagu ka ju evangeeliumis räägitakse, et loogos on sõna, eks ole, et see ei ole see keelemudel. AI ei ole see keelemudel, et seal puudub vaim, seal puudub kõik, mis on oluline, miks sõnastab sõna. Suur tänu, tegelikult te vastasite viimasega kõik ära. Aitäh. Aga kas on veel? Mina tahtsin küsida, et kuidas te loomeinimesena võitlete selle enesekriitilise, kuidagi ennast hävitava küsimusega, et kui te loote midagi, siis see on ju täiesti isiklik ja ainulaadne. Et kuidas te võitlete selle küsimusega, et kas ma olen hea, et kas te olete hea režissöör, et kas teil vahest tekib selline kahtlus ja see küsimus on kogu aeg ja ma arvan, et mitte ainult loomingu inimestel, kas ma olen hea või kas, jah, loomulikult ja need kriisid võivad olla väga ja väga suured. Tähendab, ma ei tea ühtegi inimest filmi või ka tegelikult ka teatrivaldkonnas, kes ei oleks mõelnud pärast mingit etendust või filmi, et see on viimane, ma rohkem ei tee. Ma ei taha. Ma olen nagu läbi kukkunud on liiga palju öeldud, aga see tekitab tohutuid, see on väga raske töö psüühiliselt, aga mis tohutult, igal inimesel on need küsimused, aga ma ütlen, kuidas mina olen nendest kriisidest aru saanud või välja saanud. Ma olen abi küsinud ja õnneks on mul
mul jah, vaimulik isa, kes nendes küsimustes aitab. Ja ta soovitas mulle mitmeid mõtteid ja tekste ja üks on see, et see, mis võib näida meile täieliku needusena päris elus, on see ükskõik, mis asi see on. Et teised naeravad su üle, sa ise tunned, sa ei kõlba kuhugile või veel raskemad küsimused, haigused, surmad, lähedaste surmad, pikaajalised haigused. Et see, mis tundub nagu needus igasugusele mõistlikkusele inimesele on Jumala maailmas nagu õnnistus. Et ta sulle antud õnnistuseks. See on mingi võimalus sul kuhugi kasvada, liikuda ja see väga aitab. Ja vanad mungad ütlevad, et kui nendega midagi halba pole juhtunud, et no Jumal on maha jätnud mind, et mul ei ole ühtegi häda tulnud kuskilt, et see on üks asi, teine asi on see, et ega see midagi vale ei ole, kui sa tunned, et ma olen halb ja ma olengi kõige halvem. Ja, teistpidi uhkus on see, et ma olen see kõige halvem, eks ole, et võt see seal all, et seda ka ei maksa. Nagu öeldakse, et see, et ma ei kõlba kuhugile või see, et ma ei pääse või see, et ma olen juba püha, mõlemad äärmused on valed. Seda ütles Püha Siloan, mõlemad on väga suure uhkusega seotud, ka see enda täitsa maha trampimine ei ole õige, aga põhimõtteliselt, kui me räägime kutsumusest, siis see sõna ise juba kutse tähendab, et keegi kutsub mind. Keegi, kes ei ole mina ja ma pean minema kuhugile, kus ma praegu veel ei ole või see anne sõna, keegi annab mulle midagi, mida mul endal ei ole ja kui seda nagu lõpuni mõelda, siis me olemegi tühisused, meil ei olegi mitte midagi, meil on kõik antud, et meil ei ole millegi üle ka nuriseda, et ma olen see kõige viimane, et see on nagu normaalne seisund mingis mõttes, nii et kui niimoodi jälle enne mõtlesin, et kutsumus on armastades, me võime niimoodi ka lõpetada, et kelleks saada oli mu teema, on kelleks saada tühisuseks, mitte kellekski, et see on nagu kõige kõrgem tase nagu. Ja, väga lühike, kas suur küsimus või? Rainer, mul on selline küsimus, et ma lähen tagasi sinna nooruse segaduse juurde. Mis olid need arusaamised või hetked või mõistmised, mis aitasid sul edasi liikuda selle kutsumuse suunas ja leida see oma tee selles suures nooruse segaduses? Võib-olla see oligi, et et see tegi mulle nagu valu või haiget, et ma ei kapseldunud ära, et ma ju tegin vahepeal, ma tegin koomikseid, ma tegin ja ma sain päris hästi raha selle eest, ma tegin reklaami, ma sain veel paremat raha selle eest. Ma olen ikkagi teinud muid asju ka. Küsimus on see, et tegelikult on ka ikka see, et me ei saa öelda, et ma olen nüüd see või teine, eks ole, et me ei saa ka selle oma ametiga nii surmtõsiselt samastuda, et meie amet on ikkagi meie roll siin elus ja küsimus on see, et oli kogu aeg paha olla, ma liikusin sinna suunas, et kuidas mul parem oleks või nagu sisemiselt kogu aeg analüüsisin seda, et kui ma reklaamibüroos tegin ja sain seal palju raha, eks ole, et see ei teinud õnnelikuks, ja me mängime ikkagi lõpmatut mängu, seda on ka juba eelkõnelejad öelnud, et see, mis tuleb, on igavikus ja see on tähtis, et need lõplikud mängud, väga hea raamat, lõplikud ja lõpmatud mängud on ilmunud eesti keeles, lõplikud mängud panevad nagu meid nagu väga kinni ja väga traagiliseks teevad meie elu ja kõik need valikud ja kõik teevad selliseks meeleheitlikuks. Tegelikult ei ole lõplikke mänge, on üks lõpmatu mäng. Ja kui meie ei suuda oma elus kuhugile jõuda, siis äkki eestpalved aitavad. Ma mäletan just see Munga lugu, kes oli vana mees, hakkas juba surema ja läks oma isa juurde, Staaretsi juurde, rääkis, et ma ei ole mitte midagi siin elus, ma ei ole mitte kedagi armastanud, ma ei ole mitte ühtegi heategu teinud, ma olen täitsa tuim,
tükk, on ju, aga näe, surm tuleb, et mis must saab, on ju, mis saab, on ju. Ja siis ütles, et noh, et ikka noh, head sa seda nagu, et noh, Jumal on armuline, no, et see on kindlasti mind aidanud, ma olen lapsest peale nagu palvetanud, ka Vene sõjaväes, nagu kui oli väga raske, siis oli palve, mis noh, aitas ja ta aitaski reaalselt lähedased inimesed, keegi tuleb, ütleb hea sõna, noh, kuidagi on niimoodi juhtunud, et on ikkagi hea hakanud, et ei ole sellist päris sellist masendust peale tulnud, et alati midagi aitab, kas või, ma ei tea, välja jalutama minek või aga no vahest on nii, et lihtsalt ei suuda palvetada, ei saa, on väga raske ja noh, kuidagi ikkagi saab, et kui, et ma arvan, need asjad kõik kokku, et see, et kui sul on kogu aeg valus ja paha olla, ei pruugi tähendada, et see asi on halb, et see tegelikult tähendab, et meil on ikkagi veel lootust, ma veel usun kuskile, ma ei löö käega, ma ei kibestu, vot see on väga oluline, et me ei kibestuks, me ei tõmbaks endale mingit maski pähe, öelda, et elu ongi selline, mina olengi selline, kõik on muutumises ja kõik ongi lõpmatu.